Head kuulajad ja vaatajad! Seekordne välis- ja julgeolekupoliitika kommentaar on plaanitud selle hooaja viimasena, omamoodi hooaja kokkuvõttena. Seda enam on süda raske, sest hooaega lõpetades paistab maailm süttivat veelgi suurema leegiga. Oma lõppeva poolaasta avasaadet alustasin mureliku meeldetuletusega. Nimelt täitus 12. jaanuaril 34 aastat päevast, mil USA kongress näitas rohelist tuld igavesele sõjale. Iraagi sõja esimesest kampaaniast sai igikestva sõja stardiplatvorm, mis kindlustas tänaseni püsiva naftadollari ülemvõimu ja sisuliselt seadustas suveräänsete riikide röövimise. See oli mitte ainult ametlik algus USA Pax Americana edendamiseks käivitatud uuele sõjateatrile Lähis-Ida ruumis, vaid midagi, mis kujundas ümber järgnevate aastakümnete globaalse julgeolekuruumi ja mille agressiivsete siirete all ägab läänemaailm tänaseni. Väljendasin arvamust, et võitlus USA juhitava unipolaarse, mitte rahvusvahelisest õigusest, vaid nii-öelda reeglitepõhisest maailmakorrast lähtuva hea uue ilma eest on teinud meid kõiki vaesemaks ja heitunumaks. Meiega toimetatav ei võimalda faktipõhiselt prognoosida, et oleksime homme jõukamad või oma kodudes paremini kaitstud. Maailm on muutunud hapramaks, tulevik raskemini ennustatavaks. Sisimas olin siiski lootusrikas, et täna, pool aastat kokku tõmmates, seisame pööripäevaselt näoga rohkema valguse poole. Ometi pole see nii. Vastupidi, nagu viimase nädala sündmused Lähis-Idas näitavad, tõmbuvad pilved üha tumedamaks. Pärast rahvusvaheliste kurjategijate poolt esile kutsutud ja jõustatud võltspandeemiat on riike laastamas energiakriis, finantskriis ja majandussõjad. Üleüldise majandussurutise foonil jätkuvad tõsised kuumad relvakonfliktid Ukrainas, Lähis-Idas, Aafrikas, Araabia poolsaarel. Viimastel aastatel aina kurjakuulutavamaid tuure ülesvõtva multikriisi tingimustes ei ole Brüssel ega Washington olnud huvitatud isegi euroatlantiliste blokkidest sisepingete maandamisest, rääkimata uue hingamise leidmisest. Endiselt sekkutakse agressiivselt teiste ja kolmandate riikide sisepoliitikasse. See tähendab nii blokkide väliselt kui ka nende siseselt. Tehti katse järjekordse ja värvilise revolutsiooni esilekutsumiseks Gruusias, lämmatati demokraatiat Rumeenia presidendivalimistel ja jätkub etnilise puhastuse operatsioon Palestiinas. Olgem ausad, hoolimata paljude inimeste lootustest ei ole USA president Donald Trumpist saanud oodatud rahusaadikut. Pigem vastupidi. Eesti ja muu maailma üha kriitilisemaks muutuvast julgeolekuolukorrast loeme ja kuuleme nüüd juba pea igapäevaselt. Möödunud laupäeval tegi Trump oma 2 ametiaja jooksul kõige avantüristlikuma välispoliitilise käigu, otsustades ühineda Iisraeli ulatusliku õhurünnakuga Iraani tuumarajatiste vastu. Olles aastaid lubanud vältida Ameerika viimist uutesse sõdadesse, on Trump nüüd ise sekkunud relvastatud konflikti, mille tagajärjed võivad olla globaalsed ja pikaajalised. Ilmselgelt ei jäta Iraan vastamata, ehk küsimuseks on pigem see, milline saab vastulöök olema. Kõigi eelduste kohaselt, nagu on oma allikatele tuginedes osutanud ka Pulitzeri preemiaga pärjatud ajakirjanik Seymour Hersh, on USA ja Iisrael seadnud eesmärgiks Iraanis režiimi vahetuse elluviimise. Kogemused on selles vallas omandatud juba 1953. aastal, mil CIA kukutas Iraani demokraatlikult valitud peaministri Mohammad Mossadeghi ja seadis võimule oma käpikust diktaatori, et kaitsta brittide koloniaalhuvi jätkata massiivset naftariisumise projekti ja mitte võimaldada hakata riigi maavarasid kasutama kohaliku rahva hüvanguks. Trump kinnitati oma teiseks presidendiametiks 20. jaanuaril. Tema napp pool aastat kestnud presidentuur on juba mõjutanud riikidevahelisi suhteid ja kaubandust globaalsel skaalal, põhjustanud poliitilisi nihkeid ja paraku pigem süvendanud konflikte kui ületanud neid. Juba oma teise ametiaja esimesel päeval kuulutas Trump, et läheb ajalukku rahusobitaja ja ühendajana, kuid sõda Ukrainas jätkub. Ei saanud Ukraina sõda lõpetatud 24 tunniga, nagu Trump valimiste eel lubas. Pole see saanud lõpetatud ka ligemale poole aastaga ja pole ka ime, sest USA ise jätkab tegutsemissõja osapoolena. Sama kaugel rahust, kuid inimlike kannatuste osas märksa hullemas olukorras on Gaza, kus Iisrael viib kogu maailma silme all tuima järjekindlusega ellu etnilist puhastust. Iraani ründamine Iisraeli ja USA poolt ähvardab aga märksa laiemasse konflikti paisata kogu Lähis-Ida. Seetõttu, nagu juba osutatud,
on purunenud lootused, et Trumpist võiks saada rahutegija. Seejuures tunnevad paljud Trumpi toetajad end petetuna, sest suur osa valijaist on teda toetanud just kantuna igikestva sõja lõpetamise lootusest. Selles kontekstis on päris kõnekas vaadata Trumpi enda kunagisi postitusi, kus ta heitis Barack Obamale ette, et ühel päeval kasutab too Iraani vastu sõjalist jõudu, kuna on läbirääkijana käpardlik ning tahab lihtsalt näidata, kui kõva mees ta on. Tänasel päeval, olgem ausad, asetuvad need avaldused väga, kuidas nüüd öelda, keerulisse konteksti. Igal juhul väidab konservatiivne aktivist Charlie Kirk, nagu paljud teisedki, et ükski teine küsimus ei lõhesta praegu konservatiive nii palju kui välispoliitika. See on kahtlemata tõsi. Ja tõele au andes tuleb sama öelda ka konservatiivide kohta Eestis. Aga see on juba eraldi pikem teema. Igal juhul omab nii Ukrainas toimuv kui ka Iisraeli ja USA Iraani vastane agressioon tugevat potentsiaali Trumpi tagaseisvat maga liikumist veel palju sügavamalt lõhestada. Viimastel nädalatel ongi lõhed jõuliselt süvenenud, sest mitmed Trumpi toetanud kaalukad arvamusliidrid on Iisraeli-Iraani sõjaga seonduvalt asunud USA presidendiga võrreldes varjamatult vastupidisele positsioonile, tuues esile, et Trumpi võimule toonud loosung America First tagant on tulnud selgelt nähtavale loosung Israel First. Nimetades vaid mõnda tuntumat võib märkida Tucker Carlsonit ja Candace Owensit. Ja olgem ausad, on tõesti väga raske näha, kuidas Iraani vastu sõtta minek peaks teenima ameeriklaste huve, ent on sugugi mitte raske näha, kuidas see teenib selgelt ja ühemõtteliselt Iisraeli huve. Tõsi, eelnevaga paralleelselt ja eelneva kontekstina tuleb ühtlasi mõista, et USA parteideülese sõjakoalitsiooni mõju presidendi otsustusmehhanismile on väga suur ja igikestva sõja säilitamise agenda kiireid rahuplaane ei soosi. Käesoleva peatüki sulgemise eelduseks saab olla vaid uue avamine. Siiski väärivad tunnustust USA ja Venemaa kahepoolsete kontaktide taaselustamine ning riikidevahelistes suhetes kuhjunud probleemide lahendamiseks vajaliku sidekanali sisseseadmine. Ilmselgelt ei saa ilma diplomaatiata jõuda mingisuguste konstruktiivsete lahendusteni. Täna on mõlemad osapooled ühel meelel selles, et ühe esimese sammuna tuleb kõrvaldada ühepoolsed tõkked vastastikuselt kasuliku kaubandus-, majandus- ja investeerimiskoostöö teelt. Samas on leitud koostöövalmidust mitmetes globaalsetes küsimustes Ukrainast Palestiinani, aga ka puudutavalt Arktika perspektiive. Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse ehk CEPA vanemnõunik Edward Lucas märgib, et paljude lääneriikide, eeskätt aga Euroopa Liidu Venemaa strateegia rajaneb eeldusel, et Venemaa vastased sanktsioonid halvavad Kremli ja õhutavad riigisisest rahulolematust. Endiselt peetakse seda poliitiliste muutuste ja rahu eelduseks. Lucase sõnul ei ole aga see vaade mitte ainult vale, vaid ka kahjulik. Ja soovmõtlemise eest makstakse reaalsete inimeludega. Poliitikud, kes usuvad, et praegused sanktsioonid toimivad, ei soovi kanda nende karmistamisega seotud kulu ega taluda riske. Miks oma enda majandust kahjustada ja ilmaasjata valijaid ärritada? Vahemärkuse korras olgu siiski mainitud, et Euroopa sügavalt juurdunud soovmõtlemist käsitlesin pikemalt ühes oma saates juba 3 kuud tagasi. Teine CEPA teadur, Aleksander Koljander märgib, et enamik Euroopa Komisjoni poolt Venemaa kohta väidetavat ei vasta tõele. Venemaa riiklik nafta- ja gaasitulu ei ole vähenenud 80%. Inflatsioon mitte ei kasva, vaid langeb ja on praegu alla 10%. Imporditud tehnika hinnad ei ole 6-kordistunud ning Venemaa majandus ei ole muutunud nii-öelda klassikaliseks sõjamajanduseks. Tõsi, võrreldes 2024. aasta prognoosiga on eelarve puudujääk 3-kordistunud ja ulatub 1,7%-ni SKP-st. Ent kui nimetada seda hüppeliseks suurenemiseks, siis kuidas nimetada näiteks Prantsusmaa puudujääki, mis on ligikaudu 5,4%. Nagu märgib strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute mõttekoja uus aruanne, suudab Venemaa praegust kurnamistaset hoida. Olgem ausad, kui Euroopa Liidus 17 eelmist sanktsioonide paketti oleksid toiminud, poleks ju uut vajagi. Iseenesest oleksid ju kõik praegu kaalutavad meetmed võinud kehtida ja otsustavuse korral ka pidanuks kehtima juba sõja esimesel nädalal. Selle asemel kordub aga tuttav tsükkel. Meediakära saatel kuulutatakse välja järjekordne pakett väidetavalt imettegevaid meetmeid, mis peaksid seekord kindlasti toimima. Aga imet pole sündinud ega sünnigi.
sest tegemist on peaasjalikult reaalsusest irdunud ja juba ammu väsinud PR-i ehk suhtekorralduslike manöövritega. Samal ajal on Iisrael jõuliselt sõjategevust eskaleerides võtnud algosadeks pommitatud Gaza veelgi suurema kontrolli alla. Lisaks käivitas Iisrael ulatusliku operatsiooni Rising Lion ehk tõusev lõvi, võttes selle raames sihikule mitte ainult Iraani väidetavad tuumarajatised ning kõrgemad sõjaväelased ja luurejuhid, vaid ka teadlastest tsiviilisikud. Kui Iisraeli ja Iraani vaheline sõda veelgi eskaleerub, võib USA-l tekkida vajadus Iisraeli oma vägedega kaitsta. Nagu öeldud, on rünnak Iraani vastu toonud pinnale erimeelsused USA silmapaistvate konservatiivide vahel ja ilmsiks said ka poliitilised erimeelsused Trumpi administratsioonis. Nii avaldas Valge Maja mitte Trumpi, vaid välisminister Marco Rubio seisukoha, milles viimane rõhutas, et Iraani ründamine Iisraeli poolt oli ühepoolne meede. Rubio toonitas, et USA sellega seotud ei olnud ja seetõttu ei tohiks Iraan oma kättemaksu suunata USA huvide ja personali vastu. Samal ajal nimetas Trump oma sotsiaalmeedia postitustes ja ka ajakirjandusele antud intervjuudes Iisraeli rünnakut edukaks ja avaldas arvamust, et see loob paremad tingimused läbirääkimisteks Iraaniga. Tsiteerin Trumpi. Iraan oleks pidanud sõlmima diili ja saab ka praegu diili sõlmida, nii kaua, kuni tal veel on midagi alles. Diili tuleks Teheranil teha mõistagi Washingtoni ja konkreetsemalt Trumpi endaga, mitte aga Iisraeliga. Nii palju siis Iisraeli rünnakute ühepoolsusest. Nüüdseks aga, nagu juba osutatud, on USA Iraani vastase sõjategevusega otseselt liitunud, mistõttu on osutused diilide tegemise vajadusele juba sisuliselt irrelevantsed. Vahest kõige valjemalt näkkukarjuv probleem, mis iseloomustab Iisraeli ja USA sõjategevust Iraani vastu, seondub asjaoluga, et nende rünnakute põhjenduseks esitatav väide, põhiline väide, nagu oleks Iraan vaid nädalate kaugusel tuumarelva valmis saamisest, on faktiliselt põhistamata ning paljud inimesed korrutavad seda väidet vähimagi kriitika meeleta, tõendeid nõudmata. Kahjuks oleme saanud näha ka erakordselt näotut maskide kandmist ja nende langemist. 25. märtsil Senati luurekomitee ees vastuseid andes kinnitas USA riikliku luuredirektor Tulsi Gabbard, et luurekogukond on jätkuvalt seisukohal, et Iraan ei valmista tuumarelva. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. 10. juunil postitas aga Gabbard X'i krüptilise 3-minutilise video, milles ta hoiatas, et poliitiline eliit ja sõjaõhutajad õhutavad mõtlematult hirmu ja pingeid tuumariikide vahel ning et maailm on tuumahävingu äärel. Because as we stand here today, closer to the brink of nuclear annihilation than ever before, political elite and warmongers are carelessly fomenting fear and tensions between nuclear powers. Perhaps it's because they are confident that they will have access to nuclear shelters for themselves and for their families that regular people won't have access to. So it's up to us, the people, to speak up and demand an end to this madness. We must reject this path to nuclear war and work toward a world where no one has to live in fear of a nuclear holocaust. See Gabbardi hoiatus ilmus vaid paar päeva pärast seda, kui Trump oli Valges Majas kohtunud rühma Iisraeli sõjapistrikega. Trumpi tundvate inimeste sõnul ei meeldi aga presidendile, kui inimesed näivad teda parandavat ja videos nähti just nimelt katset korrigeerida administratsiooni seisukohta. Kui aga ajakirjanikud mõne päeva eest president Trumpilt Gabbardi positsiooni kohta aru pärisid, vastas ta, et teda ei huvita, mida luurekoordinaator ütles, sest tema usub, et Iraan oli tuumarelva loomisele väga lähedal. You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having one. Pärast paaripäevast mõtlemisaega suutis ilmselgelt tugeva surve alla seatud Gabbard end realiteetidega vastavusse seada ja nõustus, et tegelikult Iraan tõepoolest suudab tuumarelvi toota nädalate jooksul. Tsiteerin tema postitust suhtlusvõrgustikus X. Ebaaus meedia rebib mu tunnistuse tahtlikult kontekstist välja ja levitab valeuudiseid, et lõhesid külvata.
Ameerikal on luureandmed, et Iraan on jõudnud punkti, kus ta suudab nädalate või kuude jooksul tuumarelva toota, kui nad otsustavad protsessi lõpule viia. President Trump on selgelt öelnud, et see ei või juhtuda ja ma olen nõus. Milles seisneb antud juhul meedia ebaausus või tunnistuse kontekstist väljarebimine, seda Gabbard paraku ei selgitanud. Faktiks jääb aga, et tema märtsikuisne tunnistus on tänaseni stenogrammis mustvalgelt kirjas. Ehk siis mida me näeme? Näeme seda, et Gabbardist, kes on varem kirglikult võidelnud USA Iraaniga sõtta viimise vastu, sai Trumpi administratsiooni olulise liikmena tegelane, kes ise annab oma olulise panuse, milleks? Iraaniga sõtta minekuks. Ja vaid loetud tunnid pärast Gabbardi postitust alustaski USA Iraani pommitamist. Pean ütlema, et sellised lood on minu jaoks tõsiselt kurvastavad, sest mina isiklikult olen pidanud Gabbardit just tema varasemate julgete igavese sõjavastaste positsioonide tõttu üheks kõige lootustandvamaks tegelaseks Trumpi administratsioonis. Olnuks ilus ja õilistav näha, et inimene ei paindu surve all ning pigem paneb oma ameti maha, kui hakkab sõja õigustuseks oma sõnu sööma. Aga paraku on sellised lahendused poliitilises maailmas harvad ja äärmiselt erandlikud. Selles kontekstis meenub see, mida kirjutas Orwell oma teoses 1984. Tsiteerin. Partei liikmelt ei nõuta mitte ainult õigeid arvamusi, vaid ka õiget vaistu. Partei liikmel ei tohi olla isiklikke tundeid ega meeleolu langusi. Temalt oodatakse, et oleks pidevas välisvaenlaste ja riigireeturite vihkamises, võidujoovastuses ja enesealanduses partei vägevuse ees. Ühtlasi pole vist vaja märkidagi, et kujunenud olukord on pea ära vahetamiseni sarnane sellega, kuidas USA ja hiljem kogu lääs tõmmati teadlikult esitatud valesüüdistustele rajatud sõtta Iraagi vastu. Küsimuseks jääb, kui nürimeelsed peavad inimesed olema, et täpselt sama konks veidi enam kui 20 aastat hiljem uuesti kriitikavabalt alla neelata. Et siis aastaid hiljem taas moka otsast tunnistada ja käsi laiutada, et oleks vist ikka tulnud rohkem kriitilist mõtlemist praktiseerida ning mitte tühipaljaid väiteid faktide pähe aktsepteerida. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Kes vähegi tahab, saab kerge vaevaga näha, mis propaganda fassaadi taga tegelikult toimub. Siin on vaid üks pisteline, aga vägagi kõnekas näide. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Ehk nagu näha, on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu rääkinud juba palju aastaid, isegi aastakümneid hirmujuttu sellest, kuidas Iraan on tuumarelva rajamisest vaid kuude või nädalate kaugusel. Mida aga pole, on Iraani tuumarelvad. Põhimõttelisemalt taustaküsimus sellest, miks üleüldse peaks Iisraelil olema õigus omandada tuumarelvad, naaberriikidel aga mitte, või miks Iisrael ei ole kohustatud neist rahvusvahelise õiguse põhimõtetest kinni pidama, mille rikkumist Venemaale kõige karmimas toonis ette heidetakse, loomulikult avaliku arutelu kõlbulikuks ei peeta. Neid igati ratsionaalseid küsimusi tõstatades on paraku antisemitismi süüdistused kiired laekuma. Sedasi ilmnevad aga kõige tooremad topeltstandardid. Ehk kui näiteks Venemaa paneb toime agressiooni, on kogu lääne üldsus põhjendatult tagajalgadel. Ent kui sama teevad Iisrael ja USA ja Iraani vastane sõjategevus ilmselgelt kujutab endast agressiooni, siis kulub energia mitte lõpututele hukkamõistudele, vaid hoopis õigustamisele. Sellega seoses tasub ka meenutada, kuidas 2016. aastal nimetas Trump Obamat Hiroshima külastamise pärast haletsusväärseks ja väitis, et inimesed ei peaks vabandama millegi pärast, mida USA teise maailmasõja ajal tegi. Ju siis ka mitte sõjakuritegude pärast. Honestly, folks, we have leadership right now in this country, especially at the top,
that is grossly incompetent. They don't know what the hell they're doing. They don't know what they're doing. So I saw he's in Japan, in Hiroshima, and that's fine. Just as long as he doesn't apologize, it's absolutely fine. Who cares? Meediaplatvormi X uudistekanal Lord Bebo näeb aga Trumpi Iisraeli-Iraani vastasseisu sekkumise taga nii USA poliitilist reaalsust kui kaotusseisus Ukraina sõjast pääsemise lahendust. Ehk siis spekuleeritakse, et Trump sekkus Iisraeli ja Iraani vastasseisu ja lubas seal eskaleeruda, kuna arvab, et see tagab talle võimaluse tagurdada välja Ukraina sõjast. Ka Bebo näeb Trumpi kiire rahuplaani laupkokkupõrget uuskonservatiivide ja parteide üleste sõjapistrike agendaga ning et mainitud grupeeringul on Washingtonis kaugelt liiga suur jõud. Ilmselt on tänaseks ka Trump ise mõistnud, et ei saa endale enam lubada USA kiiret ja tingimusteta väljatõmbamist Ukraina projektist. Ta saanuks seda teha kohe ametiaja alguses, põhjendades käiku soovimatusega jätkata eelmise presidendi poliitikat. Et nüüdseks paistab see ajaaken olevat sulgunud. Samas ei saa eitada, et Kiiev on kaotamas ja tänases seisus pole suurt midagi, mida USA või Euroopa saaks tema päästmiseks ette võtta. Varem või hiljem tuleb tunnistada kaotust ja selles suhtes on Ukraina Trumpile omamoodi lõks. Kusjuures mida pikemaks see protsess venib, seda enam saab Ukraina kaotusest ka Trumpi kaotus. Võimaliku pääsetee pakkus välja just nimelt Iraani ründamine Iisraeli poolt USA heakskiidul ja nüüd siis ka vahetult USA enda poolt. Heites kõrvale kõik ülejäänu, tuleb nüüd USA-l hakata kaitsma oma konkurentsitult kõige olulisemat liitlast, see tähendab Iisraeli. Iraani imagoloogiline kuvamine uue kurjuse impeeriumina algas aga juba rohkem kui 10 aasta eest ja Trumpi kaasaminek Tel Avivi retoorikaga toimus tähelepanuväärse kiirusega. Muuhulgas on hakatud taas esitama faktidega põhistamata väiteid, nagu oleks Trumpile tehtud atendaadikatsete taga olnud Teheran. Nagu eespool öeldud, on niisuguse asjade käiguga suure tõenäosusega rahul enamik neokonne. Nüüd saab mugavalt öelda, et Ukraina projekti juhtimise peab üle võtma Euroopa, seevastu USA peab asuma lahendama esmatähtsat Iisraeli-Iraani vastasseisu. Ja kui siis Ukraina kaotab, siis seetõttu, et Euroopa Liit ei pingutanud piisavalt. Trump aga, olles raskemal tunnil sunnitud valima, päästab Iisraeli ja võimalik, et seeläbi kogu maailma. Jah, mõttekäik ei ole iseenesest keeruline, aga selle stsenaariumi realiseerumine pigem tõenäoline. Kui NATO riigipead ja valitsusjuhid kogunevad juba sel nädalal ehk 24. ja 25. juunil Haagi summitile, on päevakorras mitmeid olulisi teemasid. Konsensuse saavutamine NATO uute võime-eesmärkide teemal on olnud keeruline, eriti kuna isegi senised eesmärgid on paljudel täitmata. NATOl puudub ikka veel asjakohane strateegia Venemaaga toimetulekuks, kuigi aasta tagasi Washingtonis just sellise strateegia loomises kokku lepiti. Teatavasti kaalub USA Lähis-Ida olukorra hüppelist pingestumist ja Hiina ambitsioone ettekäändeks tuues oma vägede vähendamist Euroopas. Ootamatuks oleks sellist sammu raske pidada, sest keskendumist India ja Vaikse ookeani piirkonna väljakutsetele peetakse strateegiliselt prioriteetseks. Seda enam, et nagu juba mainitud, näib USA olevat kaotanud suurema huvi Ukraina rahuprotsessi juhtimise vastu ning samal ajal on astutud ju sõtta Iraaniga. Niisiis näib NATO peakorter praegu liikuvat summiti minimaalse päevakorra suunas, mille keskmes on Trumpi peamine huvi kaitsekulutused. Ehk siis ennekõike tohutute summade maksumaksjate raha suunamine relvakorporatsioonidele. USA küll kinnitab oma jätkuvat pühendumist Euroopa julgeolekule, kuid Atlandi-ülene suhe on pingeline ja NATO tulevik üks suurimaid vaidluskohti. Kõike eelnevat silmas pidades on kõike muud kui üllatav, et kiiresti muutuva globaalse jõudude vahekorra kontekstis ongi juba tõusetumas avalikud arutelud selle üle, kas ehk ei olekski Euroopa riikidele NATO liikmelisuse asemel kasulikum võtta omaks hoopis neutraliteedipoliitika. Just selle küsimuse tõstatas eelmisel nädalal Slovakkia peaminister Robert Fico, kes ütles, tsiteerin: "Kui te minu käest küsite, siis ma ütlen teile, et praegusel jabural relvastumise ajal, mil relvafirmad rõõmust käsi hõõruvad, oleks neutraalsus Slovakkiale väga kasulik. Kuid kahjuks pole see otsus minu kätes." Fico lisas, osutades kaitsekulutuste hüppelise tõstmise nõudmisega kaasnevatele tõsistele raskustele. Tsiteerin: "Meil on vaja teha lihtne otsus. Maksame maksu rohkem kui 7 miljardit eurot.
vähemalt selle erandiga, et kasutame raha kaitseks omal äranägemisel peamiselt kaheotstarbelistel projektidel, nagu haiglad ja teed, või lahkume NATO-st. Täiesti absurdne on anda pea 1/5 kogu eelarvest kaitsele. Meil pole selleks raha. Ühtlasi märkis Fitso, igati demokraatlikus vaimus, et peab täiesti loogiliseks esitada küsimus kaitsekulude suurest tõstmisest Slovakkia kodanikele, eeldatavasti siis referendumil, sest loomulikult peavad need kulud tulema teiste kulude arvelt. Ilmselgelt seisavad Fitso osutatud dilemmadega silmitsi kõik NATO liikmesriigid. Kusjuures mina ei ole küll teinud sellest kunagi vähimatki saladust, et eelistaksin ka Eesti puhul neutraliteedipoliitikat ning et selle vastutustundlikul praktiseerimisel tunneksin end Eestis tunduvalt turvalisemalt kui NATO väidetavalt kaitsva tiiva all. Seda enam, kui NATO liikmelisust ei praktiseerita Eesti huvidest lähtuvalt, vaid see tähendab meile väljastpoolt dikteeritud globalistliku agenda instrumendiks olemist. Sisendusse, et NATO juhtriigid on vajadusel valmis Eesti-suguse mikroriigi pärast Venemaaga sõtta astuma, pole mul kunagi olnud vähimatki usku. Pigem on Ukrainas toimuvaga paralleele tõmmates usutav, et Eestit ollakse valmis kasutama just nimelt instrumendina Venemaaga sõja pidamiseks. Aga nagu me teame, on tegu tabuteemaga, mida ei ole lubatav Eesti avalikus arutelus käsitleda. Just samuti, nagu ei ole lubatav sisuliselt käsitleda küsimust Ukraina sõja juurpõhjustest. Igal juhul jääb faktiks, et küsimus sellest, kas NATO ikka pakub või ei paku Eestile sõja korral kaitset, saab arutada üksnes usu pinnalt, sest mingeid reaalseid garantiisid ei eksisteeri ja ühtlasi ei ole NATO kollektiivkaitse mitte kunagi rakendunud. Samal ajal jätkub Gazas etniline puhastus. Viimased 1,5 aastat on Palestiina palet tundmatuseni muutnud. Iisraeli süstemaatiline hävitustöö Gaza sektoris on toonud kaasa enneolematud tsiviilpurustused ja inimelude kaotuse raskesti hoomatavas suurusjärgus. 2 aastaga on Iisrael olematusse pommitanud terveid linnu ning põhjustatud hävingu mastaapi silmas pidades kõlavad endiselt korrutatavad jutud Iisraeli õigusest enesekaitsele lihtsalt naeruväärselt. Puhkenud humanitaarkriisis on levimas rasked haigused ja maad võtmas näljahäda. Iisraeli pole suutnud talitseda ei autoriteetsed rahvusvahelised institutsioonid, kodanikutasandi protestiaktsioonid ega ka ÜRO järjekordsed resolutsioonid. Tel Avivi jätkuv toetamine USA ja mitmete Euroopa riikide eliitide poolt näitab aga, et vaatamata lääne pealispindsele humanistlikule käsitlusele ei ole siiski mitte kõigi inimeste elud võrdselt väärtuslikud. Enamik 10 000 tapetud palestiinlastest on tõestatult tsiviilisikud, kelle vastu suunatud agressioon tähendab aga sõjakuritegude toimepanemist. Seejuures on ÜRO Inimõiguste büroo kontrollinud Gazas Iisraeli poolt läbi viidud õhurünnakute, raketi- ja suurtükiväe löökide ning muu vaenutegevuse käigus hukkunute isikuandmeid. Tuvastatud hukkunute põhjal on leitud, et peaaegu 70% neist olid naised ja lapsed, mis omakorda viitab rahvusvahelise humanitaarõiguse aluspõhimõtete, sealhulgas heristamise ja proportsionaalsuse süstemaatilisele rikkumisele. Raportis öeldakse, et nende rünnakute jätkumine, tappes valimatult ja süstemaatiliselt kogu elanikkonda, näitab ükskõiksust tsiviilisikute surma ning valitud sõjapidamise vahendite ja meetodite mõju suhtes. Mai keskel hoiatas ÜRO, et Gazas võib ilma märkimisväärse abita surra kuni 14 000 last. Piiratud mahus abikonvoid küll saabuvad, kuid paljud tsiviilisikud kannatavad konflikti tõttu jätkuvalt. Kõike eelnevat silmas pidades ei ole põhjust üllatuda, et rahvusvaheline kriminaalkohus on andnud Benjamin Netanyahu suhtes välja vahistamismääruse, pidades teda vastutavaks nii sõjakuritegude kui ka inimsuse vastaste kuritegude eest. Tõsiasi on see, et maailm läbib praegu enneolematuid, väga suuri muutusi. Globaliseerumine on asendumas killustumisega tsivilisatsioonilisteks plokkideks, millega kaasnevad omakorda suurenev militariseerimine, kaubandussõjad ja kasvavad geopoliitilised pinged. Euroopa tööstuspotentsiaal on kõrgete energiahindade pantvangis, aga mitte ainult. Venemaa väljalõikamine, eeskätt majanduslik, võib osutuda mitmetele Euroopa riikidele lähiajaloo suurimaks ja kõige kaugemale ulatuvate mõjudega väärotsuseks. Kahtlemata on murelikuks tegevaks trendiks ka sõjaliste kulutuste hüppeliselt kiire kasv. Stockholmi Rahu-uuringute instituudi ehk SIPRi andmetel ulatusid globaalsed kaitsekulutused 2024. aastal rekordilise $2,72 triljoni.
See on 9,4% hüpe, eriti Euroopas ja Lähis-Idas. Saksamaa suurendas oma sõjalist eelarvet 28%, Poola koguni 31%. Teraskestele vaatamata on siiski seegi üks suur mull. Mull, mis kartetavasti lõhkeb suure pauguga. Väikeriikide ja rahvaste ellujäämisväljavaated maailmas, kus poliitiline mäng käib kõrge kaarega üle nende pea, pole kunagi olnud palju lubavad. Ka Eesti lähiajaloo peamised traumad on ju otseselt seotud episoodidega, milles suurriigid on eelistanud üksteisega läbi rääkida suletud uste taga ning vedanud mõjusfääride piirjooni maakaardile küsimata nende inimeste arvamust, kelle saatust need kõige otsesemalt mõjutasid. Ajalooline tõsiasi, mida ei taheta meenutada, on ju seegi, et teise maailmasõja järgselt jäime Nõukogude Liidu koosseisu vastavalt Teherani ja Jalta kokkulepetele, mille osapoolteks olid meie tänased suurimad nii-öelda liitlased ehk meie peamised julgeolekugarandid. Tänagi ei tea me, mida meie osas on otsustatud mitte ainult Washingtoni ja Moskva jõuteljel, vaid ka Pariisis, Londonis ja Berliinis kinniste uste taga toimunud nõupidamistel, ehk siis nõupidamistel, kust meid jäeti teatavasti kõrvale. Kindlasti ei saa välistada võimalust, et käivitunud globaalsete jõuvahekordade ümberjagamise protsessis võib kokkuleppe objektiks olla ka NATO taandumine Baltikumist. Sellisel juhul omandavad meie poliitiliste juhtide suurustavad avaldused Venemaa tükeldamisest ja põlvili surumisest sootuks uue ja vägagi pahaendelise ilme. Tundub raske uskuda, et niisuguse asjade käigu võimalikkust pole oldud suutelised ette nägema. Aga mida rääkida rahvusvahelisest poliitikast, kui aina sagedamini ilmneb, et kuuleme tagantjärgi sellestki, mida meiega seonduvalt ja meid kõnetamata on otsustatud koduses ja väidetavalt iga sopini läbivalgustatud Stenbocki majas. Pole siis ime, et meie loomulik iive kahaneb ajaloolises ennaktempos, noorte seas levivad massiliselt psüühika- ja käitumishäired ning eestlased on oma eneseriigist pöördumas. Peaaegu 10 aastat on meie loomulik iive olnud negatiivne, kõvasti allapoole rahvastiku taastetaset jäävast sündimuskordajast rääkimata. Aga siiani on selle kompenseerinud positiivne rändesaldo ehk meie valitsuse mahitatud Eesti rahvastiku ümbervahetamine. 2024. aasta oli aga erakordne selles mõttes, et rahvastiku vähenemist ei suutnud pidurdada isegi muulaste massiline sissevedu. Juba täna räägib emakeelena eesti keelt vaid 65% Eesti elanikest, absoluutarvuna 893 000 ehk kaugelt vähem kui 1 miljon inimest. Sündide absoluutarve mõjutab aga väga palju rahvastiku püramiid ja praeguse püramiidi järgi on näha, et järgnevad aastad esitavad eestlaste eksistentsile tõsise väljakutse. Kõikide tehtud mudelduste alusel tuleb tunnistada, et oleme hääbumiskursil. Nagu ütles president Ilves juba 2013. aastal, tsiteerin: Eesti elutähtis ülesanne ei ole enam tulla võimalikult hästi toime ja kohaneda katkematu kasvuga. Pigem peame toime tulema paratamatu kahanemisega. Miks see kahanemine peaks aga olema paratamatu, jääb täiesti arusaamatuks. Just nagu ei ole perekonna suurus üldjuhul kuidagi paratamatus, vaid vaba valiku tulemus, nii ei ole ka perekonna kultuuri elujõulisus riiklikul tasandil kuidagi riiklikest valikutest sõltumatu antus. Ehk küsimus on valikutes ja nende taustaks olevates prioriteetides. Kindel on aga see, et majanduslanguse tingimustes niigi nappide ressursside suunamine perepoliitikast sõjalisteks kulutusteks kindlasti olukorda ei paranda. Vastupidi, peretoetuste vähendamine, kodustelt emadelt ravikindlustuse äravõtmine ja muud sellised poliitilised valikud üksnes süvendavad auku, kuhu oleme end rahvana kaevanud. Paralleelselt toimub jätkuv, lausa süstemaatiline populatsiooni psühholoogiline konditsioneerimine lõppimaks mõttega, et ka sõda tuleb justkui paratamatult. See on justkui meist sõltumatu force majeure ehk vääramatu jõud. Küll saame lugeda, et Balti riigid panevad jõud kokku, olemaks valmis massievakuatsiooniks. Küll teatab Eesti Terviseameti peadirektori asetäitja, et küsimus pole mitte selles, kas Venemaa ründab, vaid millal. Küllap see siis nii on, sest nagu minu saateid jälginud inimesed teavad, töötab meie valitsus Eesti sõtta kiskumise nimel palehigis, puhkepause võtmata, näitamata aga üles mingitki huvi kasutada diplomaatiat kui sõja ärahoidmise peamist tööriista. Ei ole siis vaja imestada, et 2024. aastal registreerisid psühhiaatrid psüühika- ja käitumishäireid 4% ehk 4400 juhtumi võrra rohkem kui aasta varem.
Kõige kurvem on see, et enim lisandus taolisi diagnoose alla 15-aastaste seas. Aastatagusega võrreldes koguni 14% enam. Psüühikahäirete leviku kasvu põhjuseks peetakse muuhulgas ühiskonnas kasvavat stressitaset, millele lapsed ja noored on eriti tundlikud. Olid seoses hirmuga survama viiruse ees ning on jätkuvalt seoses hirmuga kliimakatastroofi ja sõja ees. Tallinna Ülikooli majanduspoliitika õppejõud Raul Parts nentis hiljuti Postimehes nõutult, et ehkki meie valitsuste lubadused on osutunud sisuliselt valedeks, ei tulene valetamisest valetajatele negatiivseid tagajärgi ega järgne ka võimalikku karistust. Parts osutas, et väita, nagu riigil puuduks majanduslike protsesside juhtimisega seos, on samuti lihtsalt vale. Ostujõu languse, kõrgete inflatsiooninäitajate ja elukalliduse kriisi on meid viinud Eestit juhtinud ja juhtivate inimeste reaalsed otsused. Need otsused on meid viinud olukorrani, kus elukalliduse tõus ning ostujõu langus on tänaseks jõudnud pea iga eestlase rahakotti ning eesootavate maksutõusudega, juba nädala pärast tõusevad teatavasti taas nii käibemaks kui ka aktsiisid, halveneb olukord veelgi. Lõputult ei saa valitsus kõiki oma vigu ja tegemata jätmise ajada Kremli ja Ukraina sõja süüks, ilma mingit omapoolset vastutust tunnistamata. Valedega võimule tulnud ja valedega võimul olemist jätkanud valitsuse juhatusel halvenev majandus- ja julgeolekukeskkond loob koosmõjus äärmiselt toksilise kokteili. Nii leitigi Riigikantselei poolt tellitud avaliku arvamuse seireuuringus, nagu olen mitmes kommentaaris osutanud, et elanike usk Eesti riigi turvalisusse on viimaste aastate madalaimal tasemel. Kusjuures usk Eesti riigi turvalisusse on madalam eestlaste seas, koguni 36%. Veelgi enam, küsimusele, kas tunnete, et kuulute Eesti ühiskonda, on täiesti nõus vastajate osakaal eestlaste, rõhutan, eestlaste seas 2,5 aastaga langenud 79% pealt 59% tasemele. Mida siis meile sisendatakse? Eks lihtsustatult öeldes just seda, et sõda Venemaaga tuleb justkui paratamatus juba õige pea ja rahvas peab panema end selleks valmis, muuhulgas leppides kaitsekulutuste mitmekordistamisega. Loomulikult muude ühiskondlike kulutuste, see tähendab haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi, teedehoolduse ja nii edasi arvelt. Tuleb võtta omaks arusaam, kui ikka veel pole võetud, et tegelikult juba olemegi 4. aastat sõjas. Kindlasti mäletate, kuidas meie suunal rakendati täpselt sama mehhanismi sõjas kurja viirusega. Veendes meid kõiki igapäevaselt ja hommikust õhtuni, et absoluutselt kõigi piirangutega tuleb küsimusi esitamata nõustuda, sest muidu ähvardab meid kõiki massiline suremine, milles oleme sellisel juhul ka kõik isiklikult süüdi. Vaevalt on see raskekujulise mõistuse varjutuse aeg meil juba ununenud. Aga tegelikult pole see mööda läinudki. Paljud ei saa lihtsalt aru, et vahetunud on üksnes vorm. Pange seejuures tähele, kuidas hirmufooni pidevalt taastootes kõnetatakse üksnes inimeste emotsioone, mitte aga mõistust. Ei mingit ratsionaalset argumentatsiooni selle kohta, miks peaks sõda Venemaaga tingimata tulema. Lihtsalt luureteenistused Eestist ja mujalt ütlevad, et tuleb, järelikult nii on. Väga selgelt on eesmärgiks just see, et ülesköetud emotsioonid lülitaks inimeste mõistuse välja. Just sedasi peetakse oma rahva suunal psühholoogilist sõjapidamist, millest ühes oma hiljutises saates lähemalt rääkisin. Samal ajal lubab peaminister Kristen Michal Riigikogu infotunnis lahtise tekstiga teha kõik endast oleneva, et EKRE ei saaks ettenähtavas tulevikus võimule. No, kui see teile kergendust või meelerahu pakub, ma teen ka kõik, et EKRE võimule ei pääseks, nii et ärge solvuge. Pidage vastu ja ma loodan, et see püsib väga kauani. Mida sõnad "ma teen ka kõik, et EKRE võimule ei pääseks" täpsemalt tähendavad? Selle üle võib igaüks ise mõtiskleda. 1934. aastal tegid ka Päts, Laidoner ja Rei kõik, et vapsid võimule ei pääseks, pannes nad lihtsalt valesüüdistustele tuginedes vangi ja saates asumisele. Vapside liider Artur Sirk ilmselt koguni mõrvati eriteenistuste abil. Tõsi, tänapäeval saab opositsiooni tasalülitamise tagada palju peenemalt, nagu teame, muu hulgas hiljutisele Rumeenia kogemusele toetudes. Olles Venemaa kõrval ainuke Euroopa riik, kus kasutatakse valimiste läbiviimiseks laialdaselt läbipaistmatut e-hääletamise süsteemi, mille totaalne ebausaldusväärsus on viimastel nädalatel Riigikogus ilmekalt esile tulnud,
on Eestis Michali eesmärgi saavutamise võimalused eriti avarad, ilma et peaks midagi vägivaldselt tegema. Aga minu küsimus on praegu vastamata. Ma küsisin teie käest väga selgelt ja konkreetselt ja palun ka selget ja konkreetset vastust. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid, mis kinnitaksid seda, et audiitor päriselt ka viis läbi pistelised kontrollid käsitsi, veendumaks, et selles faasis, kus kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, ei esitatud loendamiseks täiesti uusi sedeleid. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid selle kohta, pidades silmas, et audiitor ei ole protokollinud mitte ühtegi sellist pistelise kontrolli läbiviimist? Ma tuletan meelde, te olete väitnud kindlas kõneviisis, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Kuidas te tõendate seda? Või ongi see tühipaljas väide? Ja ma ütlen, asi on selles mõttes tõsine, et kui varem väidetakse meile, et meil on end-to-end verifiability ehk siis otsast lõpuni kontrollitavus juba olemas, siis selgub, et tegelikult ei ole olemas, väga kriitilises faasis, kus on võimalik sedeleid vahetada, siis meile öeldakse, et aga tehti pistelisi kontrolli käsitsi ja kui ma nüüd siis küsin, et aga vabandust, et kuidas te tõendate seda, siis ütlete mulle, ega otseselt nagu ei tõendagi, et teil oli endal võimalus tulla vaatlema, kui te ei tulnud, et nad siis oma viga enam. Et see nüüd küll ei ole mingisugune tõend. Ehk seetõttu ma kordan küsimust, kas on kuidagi võimalik teil tõendada, et neid pistelisi kontrolle läbi viidi ja et nende kaudu välistati siis see, et sedeleid reaalselt vahetati 2023. aasta Riigikogu valimistel. Aitäh! Nagu ma ütlesin, seda kontrolli kirjalikult ei protokollitud. Ehk siis tõendid puuduvad? Jällegi ma ütlen, et see toiming on avalik, aga jah, selles mõttes ei ole esitada sellist paberit, millel see kirjas on. Aga see on nüüd skandaalne, kui meil on Riigikogu valimised ja on tuvastatud, et teatud faasis on olnud võimalik massiliselt sedeleid välja vahetada ja kui küsitakse, kas on mingid tõendid selle kohta, et kontrolliti, et seda ei tehtud, siis öeldakse, et tegelikult jah, ei ole, mitte midagi ei ole. Kuidas me sellist valimissüsteemi siis kasutada saame? Lõpetuseks tahan naasta küsimuse juurde, miks ma oma saateid üleüldse teen ning sellele igal nädalal päris palju aega ja energiat kulutan. Paljuski teen neid saateid lihtsalt selleks, et mitte alluda süsteemipoolsele survestamisele, loobuda välis- ja julgeolekupoliitikaga seonduvalt iseseisvast kriitilisest mõtlemisest ning sellest lähtuvatest avalikest väljaütlemistest. Jah, ma ei allu. Ja ärge allu ka teiegi. Olles aastaid seisnud silmitsi olukorraga, kus mind süüdistatakse Venemaa narratiivide levitamises, olen läbivalt toonud olulise tõdemusena esile, et tõetaotlusest lähtuvate inimeste jaoks peaks oluline olema mitte niivõrd see, kes midagi väidab, vaid ennekõike see, kas väidetu on või ei ole tõene. See on fundamentaalse tähtsusega, kui tahame rääkida üldse mingist iseseisvast ja ausameelsest kriitilisest mõtlemisest. Vaba mõttevahetuse võimaluse säilimise kõige olulisemaks eelduseks on aga just nimelt see, et me ei karda vaba mõtlemist praktiseerida. Ühtlasi on see isikliku väärikuse ja ka kodaniku väärikuse küsimus. Mida rohkem ma seda tööd teen, seda enam tunnetan, milles seisneb minu häda. Nii-öelda häda. Häda seisneb selles, et olen valeliku propaganda suhtes lihtsalt sedavõrd allergiline, et ma ei suuda seda vaikides taluda. Mul on tõesti tülgastav näha, kuidas meie oma riigis, meie oma inimestega manipuleeritakse, kuidas neile hommikust õhtuni valetatakse ja neid eksitatakse, ilma et nad sellest isegi sageli aru saaksid. Tagajärgi näen paraku ka väga intelligentsete inimeste puhul isegi oma tutvusringkonnas. Inimeste puhul, kes põlgavad kajakallaslikku valetamist ning mõistavad reformierakondliku poliitiku hukatuslikkust nii perekonnapoliitika, rahvastikupoliitika, majanduspoliitika, energiapoliitika kui ka õiguspoliitika vallas. Ent kes välis- ja kaitsepoliitikast rääkides kaotavad elementaarse kriitilise mõtlemise võime ning võtavad kirglikult korrutada just neid samu loosungeid, mida lehvitavad päevast päeva nii Kaja Kallas, Kristen Michal, Hanno Pevkur, Marko Mihkelson, Urmas Paet, Eerik-Niiles Kross, Margus Tsahkna, Lauri Hussar, Peeter Tali, Kalev Stoicescu kui ka kõik teised Reformierakonna ja selle satelliidi Eesti 200 välispoliitika eestkõnelejad. Suutmata näha selles olukorras mingitki vastuolu. Võtan neis küsimustes sõna lootuses, et ehk aitab see kõnealust vastuolu märgata ning sellest ka kohased järeldused teha. Täies teadmises, et mulle isiklikult toob see vaid probleeme.
Ennekõike olen aga püüdnud anda oma panuse tõetaotlusest lähtuvasse välis- ja kaitsepoliitilisse avalikku arutelu seepärast, et kaalul on Eesti saatus. Seda sõna kõige otsesemas mõttes. Kui Eestis viiakse jätkuvalt ellu välispoliitikat, mida dikteeritakse jõukeskustest väljastpoolt Eestit, siis on vägagi tõenäoline, et asi lõpeb Eesti maa, rahva ja riigi jaoks katastroofiga. Mida rohkem me vaikime, seda enam oleme selles kaassüülised. Siin on väga tõsine mõttekoht meile kõigile. Ja sellega seoses tasub meenutada George Orwelli poolt tema teoses 1984 konstateeritud. Vähemuses olemine, isegi üksi olemine, ei tee sinust veel hullu. On olemas tõde ja on olemas vale. Ja kui sa hoiad kinni tõest, kas või tervet maailma trotsides, siis sa ei ole hull. Tänaseks aga tänan teid kuulamast ja vaatamast ning kaasa mõtlemast. Ühtlasi kordan saate alguses juba mainitud, et selle kommentaariga tõmban hooaja kokku ja siirdun suvisele pausile. Ma ei ütle, et suve jooksul ma mingil juhul ühtegi kommentaari ei avalda, sest maailmas lahti rulluvad väga kurjad protsessid võivad tingida vastava vajaduse. Küll aga ei anna ma ka lubadust suvel kommentaaride tegemist jätkata. Pigem püüan saada paika plaani, kuidas selle tööga sügisel edasi minna. Kui peate vajalikuks minu välispoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Ulatuslikuma koostöö valmidusel võtke ka minuga otseühendust. Soovin teile ilusat suve ja kosutavat puhkust.